sa naeratad ka? Oled naljapoiss või? Naerata veel. Aga kuidas naerdakse? Niimoodi naerdakse, jah? Kas sul on rõõmus tuju? On. Kas sa hakkad õuaga nüüd minema või? Hakkad õue minema, jah. Täna on natuke selline vihmane ja sombune ilm, aga lähme ikka õue, on ju? Sest et muidu ei jää laps väga hästi lõunaunne. Pojal on tekkinud mingi uus komme, et ta tahab neid lambipirne välja urgitseda. Ja sellepärast me oleme need pirnid juba eos ära võtnud. Ja see, ma ütleksingi, et see 1,5 aastat kuni 2 aastat, see vahemik on selline üsna väljakutsete rikas, sellepärast et lapsel areneb tahe ja see mina tunnetus. On ilus päikesepaisteline ilm, 19. märts ja täna tulime natuke jalutama, värsket õhku hingama. Kas sa leidsid liiva? Ja nii mõnus on nüüd kätega seal sonkida, on ju? Nii mõnus on kätega sonkida seal liivas. Looduslik liivakast. Väike kakerdaja. Tule võtta veel liiva. Tule võtta kohe 2 käega. Tule võtta. No. Täna sööme lõunaks seda sama, mis me eile õhtusöögiks sõime. Ehk siis kartulipüree, ohtra või ja piimaga tehtud. Siis haaklihakaste, milles ei ole üldse jahu kasutatud, vaid mina teen seda tavaliselt hapukoorega. Ja lisaks siis peedisalat ja kõrvits. Meie tulime siin enne ööund natukene veel jalutama ja eks kogu see koroonamöll, loed neid uudiseid ja pea on paks, nii et ongi hea natuke värsket õhku hingata. Ja sellisel kellaajal on juba vähem rahvast ka õues jalutamas, nii et mitte, et neid päeval üldse nagu väga palju oleks, aga noh, see on ikkagi tähtis, et värsket õhku peab hingama. Üldse, ma ennustan ka, et selline, et eks see kriis nagu paneb kõiki mõtlema, et millega siis tegelikult tasuks tegeleda. Et kas need tegevused, mis ei ole tegelikult hädavajalikud, see on kõik elustiil, on ju? Et see elustiili värk nagu... Seda on vaja jah, et need püsida nagu nii-öelda... Seda küll, et see aitab ka sul nagu lõõgastuda ja niimoodi. Aga näed, see kriisi ajal näitab seda, et tegelikult kriisi ajal muutuvad nagu muud asjad oluliseks. Et selline kriisiaeg panebki inimesi mõtlema, millega siis tegelikult igapäevaselt tegelema peaks ka ettevõtluse mõttes. Et võib-olla võiksid need munad olla nii-öelda eri korvides ja rohkem tegeleda ka selliste asjadega, millest võib-olla nii kerge loobuda ei olegi, kui näiteks raskemad ajad on, mida on vaja reaalselt. Samas loomulikult, kui meie elu on selline, et ei ole mingid viiruseid, siis on seda elustiili värki ju mõnus tarbida, et see on hea vaheldus. Noh ja teine asi on näiteks need huvikoolid ja no neid on ju ikka vaja. Oota, kiiresti ta liigub. Oota mind ka. Ma ei liigu. Oota. Ära autot puuta. Linki katsus ka juba. No nii. Tanju ronib nüüd sinna mäkke. Siin kodu lähedal on üks selline garaaž. Vana garaaž, millel on
hästi suur kaldtee sissesõiduks. Ja laps põhimõtteliselt käib siin mitu korda üles-alla. Tanju, lehvita! Emme, tule! Tšau! Kuule, kas sa ronisid mäe otsa? Täna on 20. märts ja mul on pool tunnikest üksinda minu aega. Ehk siis lähen parki, hingan natuke värsket õhku. Täna on hästi ilus ilm ja ma vaatan, et hoolimata sellest koroonavärgist on päris palju rahvast liikvel. Puudel ja põsastel on juba pungi näha, nii et varsti on kevad käes. Ja siin on näha, et pajurvad on juba väljas. Ja veel natuke kevade märke. Leidsin siit veest ühe sellise sõiduki. Päris äge. See on mingi ise kokku klopsitud veesõiduk. Tänane lõunasöök on siis tatar, kotletid, natukene kõrvitsasalatit ja tegin siis munakastet ja panin sibulad ka sisse. Nii et muna, sibul, hapukoor, majonees. Sa näita, kuidas sa jood teed. Niimoodi jood, jah. Kas su tomati teed tegid endale või? Tomat on seal sees. Äkki paned selle kapsaahju või? Teeme kapsaautist või? Paned teise poti sisse või? Voh! Nüüd läheb ahju. Tee seda häält, kui ahi saab valmis. Valmis sai! Oi, kui head lõhnad tulevad. See on küll hea toit. Kapsas ka sai valmis. Oi! Kuule, see on küll väga maitsev söök ju. Nüüd hakkad sööma, jah. Aga näita, kuidas sa noa ja kahvliga seda katki lõikad ka. Ossa, näita veel kord. Niimoodi lõikad, jah. Ja köök ongi valmis. Ongi amet. Plaksuta ka. Sul on nüüd oma köök. Ja nii. Palju õnne juba ette sulle. Üks sünnipäeva kingitus. Ja nii, ütle aitäh. Ohoh. Näita veel, mis sa said. Mingi mahl on see. Sul on nüüd terve nädala toiduvaru olemas, nagu koroonakriisile kohane, on ju? Nii, ja nüüd me teeme need uued söögiasjad siia. Siin peab midagi välja mõtlema, kuidas neid organiseerida paremini. Hetkel tundub, et kõik asjad pannakse valamusse. Tuleb läbi pesta, on ju? Desinfitseerida, kui poes käid.
Ahaa, piima paned sinna peale, jah? 27. märts ja meil on hommikusöögiks kaerahelbe puder kisselliga. Ma skoorisin endale sellise mehe, kes oskab kisselli teha. Kuidas sulle maitseb? On hea. Kas issi tegi kisselli? Küll on hea. Kuule, kas sa loed raamatut või? Vaatad pilte? Sokid võtsid ära, sulle meeldib palja jalu vaadata pilte. Aga näita, millised autod sulle meeldivad siit? No, see auto meeldib, jah. See on ju kass. Kuidas kass teeb? Jaa, tubli. Miau, miau. Vaata, kas sa leiad, et koer ka kuskil sõidab või? Koerad on sinu lemmikud. Vaatame, kas leiame koera ka kuskilt. See on koer, väga tubli. Meeldib sulle see raamat? On, kes see on seal? Kes see on? Nii, vaatame. Pisikene. Kuule, see on hiirepoiss. See on hiirepoiss. Täna on 29. märts ja jälle väga ilus ilm, kuigi eile oli muidugi soojem. Täna on 1 kraad. Aga päikesepaisteline, nii et tulime õue jalutama. Natuke parki. Ega see karantiini elu ongi selline, et hea ilmaga käid natuke jalutamas ja muidu oled kodus ja teed süüa ja tegeled olmeasjadega ja mänguväljakud on kõik kinni pandud. Nagu näha, siis on sinna aiad ka ümber tekitatud, mis on tegelikult väga hea, sest et mõni ikka runiks, ma arvan, sinna. Ja no väikseid lapsi on nagu raske takistada sinna jooksmast ka, nii et nii ilus. Täna on juba palju rohkem näha neid pungi. Jah, nüüd me ei saagi siit mööda minna, jah? Näed, takistus on ees. Takistus on ees. Aga arvan muru pealt ka lähme ringi. Lähme siis tagasi. Jah, keerame ringi. Üks pisikene jäi meil magama siin sõidu ajal. Kuigi kõige mugavam just ei ole, aga saab hakkama. Ja meie patustame siin natuke justupallidega. Arvamus. No nii, proovime ära, jah. Mis pink ära läkutab. Jah. Nii. Cheers. Cheers. Täiega hea. Ja magustoiduks teen ma kooki. Täna siis rabarberi kooki. Siin on rabarber hakitud. Lähen lihtsama vastupanu teed ja kasutan juupelitordi pulbrit selleks koogiks. Aga üks väike pätu siin pätsab natukene. On nii või? On magus. Tule korraks maha, võtame siit suure lusika. Nii, võtame siit. Pum. Nii, no nii, nüüd tulen tagasi. Ja nüüd segame siis kõik läbi siin. Ja nüüd valame siis selle segu siia võiga määritud koogivormi. Nii. Ja nüüd valame selle. Siia. Nägid, mis emme tegi või? Näe. Meie tegeleme siin templitega. Selle komplekti ma ostsin Tigeri poest. Ma olen sealt üldse päris palju asju ostnud, et seal on nii nutikad need erinevad lastele mõeldud asjad. Aga jah, et nüüd me harjutame siin tähti. Tanja, mis täht see on? Tubli. Nii kihvtid, nii ilusti teed.
kui äge. Kas sul on muidu traktor olemas? On jah? Kas ta tahad ka, jah? Tanju vaatab, et mis ta jõuludeks tahab. Kõik komplektid. Seda tahaks ka. Meil on tuvijaht. Ajame tuvisid taga. Üks pani plehku just siin. Jah, täiesti nagu uskumatu. Et toas olles nagu ei mõtlegi selle peale, aga tuled õue. Näed, et nagu rahvast on vähe, on ju. Ja siis nagu see reaalsus hitib. Et ülemaailmne olukord. Täna teen ma õhtusöögiks ahjukaela rostsibulaga ja siia juurde siis peet, bataat, porgand. Ma kavatsen neid aurutada. Ja mul on põhjapõtradega sokid. Võtame kõik momendi, et seda teadvustada. Ja siia juurde teen ma koorekastme. Lisasin siia siis natukene hapukoort, toidukoort, kreekajogurtit, erinevaid ürte, puistasin riivjuustu ja natuke pikistan sidrumimahlaga. Väike nupsik. Tudub siin. Tanju, aeg on üles ärgata. Kuku. Kas hakkad ärkama ka? Tančik. Tanju Danjanovitš. Tanju. Tanjuke kallis, ärka üles. Aeg on ärgata, musimum. Oi, põranda pesed kõik üle ja mis sa veel, kas sa need pinnad teed ka siin puhtaks või? Tanju nägi, kuidas ma eile koristasin ja vaata, et olen rohkem desinfitseerinud siin erinevaid pindu seoses selle koroonavärgiga. Ja nüüd täna siis hakkas ise ka oma lapikesega siin hõõruma neid pindu. Nii tubli poiss. Tanjule meeldib väga oma autosid paigutada igale poole. Niimoodi ilusasti rivvi. Kas see on Eesti politsei? On. Aga kuidas sa sellel politsei autol uksed lahti teed? Näita. Vaata, kas sa oskad teha uksed lahti? Ohoo. Niimoodi käivad need lahti. Ja siis tulevad politseiniku onud ja tädid välja, jah? Väga vahva. Kuidas see politsei auto teeb? Jaa. Kas politsei võtab bensiini ka? Aitäh. Väga tubli. Sinna peale ei saa veega värvida, aga võt see teine, võt sinna saab. Nii, ja vaata, kuidas sa värvid nüüd. Aga mis värvi need kalad lähevad? Proovi neid kalu ka värvida. Ossa, need lähevad roheliseks. Proovi neid kohti teha, mis on valged, eks ju. Vot niimoodi.
see on selline vahva värvimisraamat, et saab veega värvida nii-öelda. Leidsime ühe sipelgapesa. Seni on Tannu näinud sipelgapesa ainult raamatust, nii et nüüd on esimest korda selline korralik sipelgapesa siin. Viska käbi neile. Hopsti. Viskame neile. Hopsti. Tannu annab sipelgatele süüa. Tõrusid. Oi! Vaata, tee nii, käed üles. Vaata sinna poole, vaata emme poole, tee käed üles. Käed üles. Tulime Laulasmaa randa ja natuke on nüüd tuuliseks läinud õues. Aga muidu väga ilus. Siin on kallistamise puu. Toredad sõnumid on siin puude küljes. Kus meri on? Tannu, seal. Ja meie rannaskäik sai väga kiire lõppu, sest et vihm hakkas sadama. Nii et tulime tagasi autosse ja nüüd sõidame koju. Just saabus Tannu sünnipäevakink. Tellisin mõned pusled. Ühe asja andsin ma juba kohe kätte, sest et nii kui pakk saabus, siis laps muidugi tahtis kohe vaadata, mis seal sees on, eks ju. Aga ma andsin talle siis selle mänguasja kätte ja tundub, et see väga meeldib talle. Aga mis siin siis veel on? Et see on mingisugune vahva mäng, kus sa pead siis leidma mõlemad tükid. Jällegi selline arendav. Et lehma pea, lehma saba on ju. Nii. Siis natukene siin rasvakriite. Ja siis tellisin veel näpuvärvid. Et nüüd ma arvan on päris lahe mäkerdada. Siis see on selline tasakaalumängu asi, et sa pead need klotsikesed kõik siia peale panema, nii et see kuu jääks nagu tasakaalu. Ja siis ma tellisin ka plastiliini, et seda pole Tannu ka varem näinud. Nii et ma arvan päris põnev saab olema meisterdada. Tannule väga meeldivad pusled ja talle kindlasti meeldib see, sellepärast et siin on mõned lemmikmasinad nagu tuletõrjeauto ja... Kas sina oled ka prügiautot näinud? Oled, jah. Vahel me vaatame aknast, kuidas prügiauto käib. Nii, mis see on? Aga see on nüüd sinu üks lemmikautodest. See on ju tuletõrjeauto ja sul on endal ka üks tuletõrjeauto. Kuidas tuletõrjeauto teeb? On vahva. Kas sa panid kokku pusle? Tannu proovib esimest korda plastiliiniga meisterdada. Tegime väikse ussikese. See oli tema pea ja see oli tema keha. Ära sa kõike võtta, on ju. Võta sealt niimoodi väiksed. No väiksemad jäävad niimoodi, jah. Ära ei suhu ei pane! Kes see turnib? Kas sa ehitasid endale koopa?